see on tõesti asi, millele mina niimoodi ei ole mõelnud ega ka lähenenud. See, millest meil siin juttu oli, on ju tegelikult nagu erinev. Üks asi on see, et pärand kui selline on lihtsalt see, et sa saad tõesti mingisuguse varatombu, mida on majandatud, olgu need aktsiad, kontroll millegi üle, sa jätkad seda siis perega nii-öelda. Teine asi on see, et näitad siin, et meil on eliidi lapsed, nad saavad eliiti, et see teema ei seondu ju iseenesest pärandi kui sellisega otseselt, vaid see, et kas mis haridusel oma lapsele oled andnud ja kus ta ennast üles töötab, kus koolis ta õpib, mis ta teeb, see ütleme, et need on nagu minu meelest nagu erinevad asjad siin natukene, eks ole, et kas me kanname edasi seda jõukust või mitte, et Eestis ju sellist väga tulenevalt sellest juba sellest, et see ühiskond ei ole nii vana meil siin sellisel kujul vaba ühiskonnana, ei saa veel väga suuri pärandi niisuguseid ahelaid olla, et me jätkame seda, ma arvan, et iseenesest on sellel teatud mingi loogika on, et pärandil on tõenäoliselt niisugune pärssiv toime on, et inimene ei pea nagu ise pingutama piisavalt, et sulle antakse midagi kätte, et sa ei pea isegi selle nimel, et saad endale maja teenida või ennast üles töötada, et sa saad nagu mingi lähtepositsiooni. Teisalt võib see panna sind ka lõksu, eks ole, et ma küll rääkinud ju ka läänes, nagu inimesed on ju tegelikult ju väike ettevõtjate puhul nagu lõksus, eks ole, et kui sul on mitu põlve, on mingit poodi või mingit töökoda peetud, et siis on nagu kellelgi on seal suguvõsast nagu needus, nagu see kohustus, et keegi ei taha seda tegelikult teha, aga ta peab selle üle võtma, et kuna keegi peab seda tegema, ta tahaks võib-olla kuskile ära minna. Ja siis on pigem ei ole, täna ei ole see olukord enam niimoodi paljudel juhtudel, et keegi on väga õnnelik, et ta selle endale saab, selle pärandi, vaid pigem on see lähenemine hoopis teine. Ja mina näiteks väga nagu, ütleme, suhtun eriti suure austusega ikkagi self-made inimestesse, kes on ennast ise üles töötanud, et see on nagu, see on hoopis teine tase ikkagi see, kui sa oled nagu lihtsalt kellegi asja midagi jätkanud, seal tavaliselt on see niimoodi, kuigi see jätkamine võib ka väga keeruline olla. Et ma sama selle millegipärast arvan, et kui meil ei oleks pärandit sellisel kujul, siis ka need self-made inimesed, nende soov pingutada või motivatsioon üldse niimoodi mingit asja teha, teades, et sinu surma järel sellest nagu see liigub kuhugi mujale ja sinu pärijatest välja, et sinu lastel sellest mingit kasu ei ole, võiks olla oluliselt väiksem muidugi. Muidugi on ka teine pool olemas, ma tean ka inimesi, kes on nagu väga mures just sellepärast, et nende pärijad võtavad selle üle, teades, et nad tegelikult ei saa hakkama sellega. Ja siis üritatakse ka õiguslikult luua mingisuguseid konstruktsioone sellisel viisil, et lapsed hoida tegelikult eemale sellest näiteks ettevõtte juhtimisest, paigutada need aktsiad kuhugi niimoodi, et keegi kolmas, kes on võimeline seda juhtima teeks, aga lapsed saaks ainult raha, eks ole, et nad kõrvaldada sealt ära, et igast variante on olemas. Aga et nüüd see öelda, et nüüd meie eliit ei tohiks, et nende lapsed ei tohiks nagu samas valdkonnas tegutseda, see ma arvan, et see nagu nii ei toimi. Küll me näeme, et ma siin Tartu Ülikoolis õpetades, ma näen iga päev sama perekonnanimega inimesi õppimas, kes mulle juba tuttavad vanast ajast on, peaaegu igal aastal on neid päris mitmeid. Arstid õpivad arstiks, muusikud muusikuteks, juristideks, see on tegelikult päris tavaline asi ikkagi, eks ole, et sa näed oma vanemate kõrvalt, mida nad teevad ja oled seda ise vaikselt võib-olla teinud ja võtad selle töö ühel päeval üle. Halb on see muidugi, mis on ma jällegi ka tean ja paljud inimesed on tohutu surve, et kui sul on nagu väga kõrgel tasemel vanemad, kes on väga ikka jõudnud kõrgel oma valdkonnas ja kui sa tegelikult sind pannakse sinna samasse valdkonda ja sa ei küüni sinna, et siis võib see ja jõua sinna välja, et see võib jääda tohutu alaväärsuskompleksi sind nagu survestada selleks, et see tegelikult ei sobigi sulle üldse, aga sa justkui peaksid jätkama seda. Tegelikult sa võib-olla mingis teises valdkonnas teeksid palju paremini midagi. Et see surve võib olla lastele päris suur ja mõjuda väga ikkagi dramaatiliselt lõpuks, et sa peagi vastu sellel. Aga ma ei usu seda nüüd, et selline Bakunini tüüpi pärandi ümberjagamine võiks kuidagi meid ühiskonda tohutult edasi arendada, et ma seda ka ei usu muidugi. Aga pärandimaks poolt vastu? Pärandimaks meil ju kaude on olemas, ei ole ju täna niimoodi, et sa ei pea mitte midagi maksma pärandi vastuvõtmisest. Meie pärandimaks on peidetud riigilõivu kinnistu puhul näiteks ja notari tasudesse tegelikult, mida teisriikides ei pruugi olla üldse. Et täna see
täna see ülevõtmine seal maksab küll need üksjagu raha, see ei ole niimoodi väga lihtne ja odav ja seda osa jätab seda ka tegemata, seal ainuüksi juba praegusele rahapuudusel. No ma toon ühe näite, mida ma olen lugenud, et mis kui see pärandit väga suuresti maksustada, mis võib juhtuda, tõenäoliselt ka või igas vormistamist, et Kreekas väidetavalt on kinnistusraamatud täis surnud inimesi. Keegi nagu rahapuudus, keegi ei lähe, ammu mitu põlve, jumal teab, kes nende majadega seal majandab, aga keegi ei lähe vormistama, kuna see on nii kallis väidetavalt ja tüütu, et siis ongi raamatu järgi ongi surnud inimesed kõik seal, ma ei tea, kui suures ulatuses, ekstra toodi näitena, et see on nagu väga suur osa on seal sellisel kujul, mis on ka teine siis hakkame nagu mööda hiilima sealt, et mina ei ole selline pärandimaksu niisugune suur sõber, et ma ei nagu, mulle tundub, et aga ma ei ole ka nii tark, et ma ei oska nagu hinnata selle majanduspoliitilist mõju nii hästi.